Suvi on jäänud täpselt nii kaugele selja taha, et paras aeg on hakata mõtlema uuele suvele, järgmisele suvele. Ja seepärast ma võtsingi meie tänases meistrilinurgas toimetamiseks ette ühe grilllaua ehituse. Mis asi on grilllaud? Grilllaud on selline mööbliese, õuemööbel, kus on ühendatud nii laud kui ka grill. See tähendab, et me saame mugavalt toimetada ja väiksema seltskonnaga me mahume ka siia ümber istuma, sest et kui siin liha kõrval küpseb, miks sellest siis kaugele joosta? Istume sõpradega siinsamas, ootame, kuidas liha toimib seal kaane all ja ajame mõnusat juttu väheke juurde. Mis materjalid meil siis vaja lähevad? Kõigepealt kandekonstruktsiooniks 70x70 kummerdatud nurgaga bruss hööveldatud ja tasapinnad on termotöödeldud mänd 140 lai ja 30 mm paks ning vajame veel roostevaba kruvi, seepärast et termotöödeldud puidule on alati ja ikka soovitatud roostevaba kruvi. Nii nagu sellest pinnast siin juba näete, siis ühtegi kruvi meil tegelikult näha ei ole. Et asi oleks puhas ja korras, siis põhimõtteliselt kõik kruvid on meil siit alt sisse lastud. Siin all on sellised väiksed vahepõõnad vahel. Loomulikult meil peab olemas olema ka grill. Ning nii nagu ikka on suur osa tööst ära tehtud ja siia telesalvestuse jaoks ma siis olen jätnud ühe väiksema asja, millele tähelepanu pöörata. Ja mul on siia tasapinna peale ära märgitud juba see ring, mis meil tuleks siia sisse lõigata, sellepärast et grilli me paneme siia auku. Ja ega see ringi lõikamine tiksaega ka niisama lihtne protsess ei ole, seepärast et siin, kus meil on vaja, et kõik need lõikeservad jääksid puhtad, tuleb lõigata seda ava sisse mitut pidi. Ja kõigepealt puurin siia endale ühe augu ette. Tiksaag mahub siit avast ilusti nüüd parasjagu läbi ja saagimisel peate arvestama niimoodi, et teile see alles jääv serv jääks alati piki puidu kiudu. See tähendab, me võime siit poole pealt saagima hakata, saagida ja siiani välja. Siit edasi tuleb uuesti teha vastu saagimine. Kui me hakkaksime siit üle minema, meil on tegemist puhta tööga, ma isegi ei saa teile praktiliselt siin joone peal näidata, mis siis juhtub, aga ma teen esimese saagimise ära. Nii, selliselt. Mul on nüüd esimene neljandik sellest kaarest saetud ja ma saan teile näidata ka, mis juhtub siis, kui me saeme nii-öelda vastu puidu süüd. Näete, see välimine serv on praktiliselt puhas, ühtegi puupindu siit lahti löönud ei ole. Sisemine külg, kus me saagisime sisuliselt vastu puidu kiudu, on kõik puupinnud on lahti. Iseäranes siin nii-öelda kurvi peal, kus see läheb see saagimine sellise kaldega. Kui me jõuame siia piki puusüüde saagimiseni, siis siit praktiliselt jääb see lõikepind täiesti puhas, niisugust lahti löödud kildu tegelikult ei olegi. Ma pühin lastud pealt maha. Näete, see erinevus on siin väga-vägagi hästi näha. Ning üks asi veel, kuna see grill läheb alt ka kuumaks, siis võtsin ühe keraamilise plaadi, panen selle siia alla. Nii, mille peale ta siis toetub. Ning nii nagu näete, siis meil on auk saetud selliselt sisse, et siin nii-öelda vaba ruumi ka kõrval. Kuigi see grilli välispind väga kuumaks ei lähe, aga ikkagi parem on puitu kaitsta nii-öelda otsese kuuma pinna eest. Ja kui lähevad pinnad liiga kuumaks, sest me tegelikult tegeleme nii-öelda eksperimentaalse tööga, siis alati võib selle ava siin laua sees natukene suuremaks lõigata. Mida teile veel öelda?
Üks tuttav kunagi küsis, et kust te selliseid põnevaid puutööideid saate. Üks vihje on mingi puumarketi leheküljele, seal on selline Pinteresti keskkond ja sinna on kogutud väga palju põnevaid puutööideid. Sellise õuegrilli tegemise ideid leiate sealt ka.